mis on sinu spordipraktikas treenerina kogemus, et missugused on need kõige levinumad traumad ja mis võib olla nende tekkepõhjus? Eks põhiline tekkepõhjus on seesama treeningu ja puhkuse vahekord. Ilmselt enamus neid vigastusi on seotud ülekoormusega, kus on lihtsalt need treeningkoormused läinud natuke liiga suureks ja need lihased, liigesed ei ole pidanud sellele treeningpingele vastu ja eks need kõige levinumad, millega need jooksjad, kellega ma olen tegelenud ja tegelen kokku puutud, on ikkagi sama see põlvehädad, Achilleuse kõõlus, pöiad, ka sama see alaselg, aga nagu sa ise ütlesid ja see igapäevane praktika on näidanud, et täpselt, et kui lihased on pinges, siis sealt tekivad pinged ka nende kinnituskohtadele ja sealt edasi juba liigeste juurde ja sealt need hädad hakkavad, et eelkõige nii tippjooksja kui ka harrastajad, siis ka nemad peavad väga palju pöörama tähelepanu oma lihasseisundile, et seal ei tekiks neid pingeid ja kindlasti see vale jooksutehnika, kui me jooksime liiga pöia peal, kogu aeg on säärelihased pinges, siis sealt tekivadki alaesemetesse need vigastused. Aga missugune on see häda, kui ma peaks otsustama, et nüüd rohkem ma ei jookse nii kaua, kui see häda korras on? Probleemid on kindlasti erinevad, aga üks on selge, et läbi valu kindlasti ei ole mõtet joosta ja see teeb ainult asja hullemaks, et kui valu on tekkinud, siis sellel piirkonnal tuleb rahu anda, koju minna, külma peal hoida ja kui seal paari päeva pärast ikkagi see valu ei ole mööda läinud, siis kindlasti on õigema arsti poole pöörduda ja spetsialistidega arutada, et millest on see põhilisi, on ikkagi jah, need ülekoormusega seotud probleemid, et kui me oleme liiga intensiivselt järsku koormusi tõstnud või liiga palju jooksnud järjest, et siis need hädad tekivad, et ikkagi järjepidevust tuleb vaadata ja mõõdukalt tuleks koormust tõsta nii mahu poole pealt kui ka intensiivsuse poole pealt, siis ilmselt neid vigastusi on kindlasti ka vähem.